Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et plaan oli täna tegelikult lämmile minna, aga siin on kogu aeg siukene ilm lubab nüüd, et täna on tuuline, eile oli tuuline ja täna lubab veel sadu ja värki ka. Et me ei riski sinna nii pikalt sinna jää peale käia, eriti kui poistel ei ole nii head varustust nagu minul, siukest veekindlat kostüümi ja värki. Ehk siis me tulime vaatasime tuule suunda ka ja kõike. Tulime ühe siukse, teise väiksema järve peale, mis on siin metsavarjus ja niimoodi, et nagu tuul kui tulebki, siis ei puhu peale ja kui vihma tuleb, siis me saame kohe autosse ära tulla, sest et me oleme järve kaldas nii siuke 3-40 meetrit. Me oma 4 vedulisega saime siia ligi. Et lähme proovime, pidavat olema väga hea kalajärv. Proovime siis ära. Mis meil siin siis on? Meil on juba valmis rakendatud siin mitu õnge lantidega erinevatega. Ja hakkame nagu paugutama lantidega, paneme kohe sisse elussöödad, meil on 5 elussööta ka, tõugud on ka ja proovime siis, kas me siin õnnestub paari-kolme tunniga, palju meil aega on, võib-olla natuke rohkem kätte saada midagi. Ja, aga hakkame toimetama. Ma nüüd saan ka püüdma hakata. Mõnikümmend auku sai tehtud. Niimoodi ringi ratast ümber enda siit kõik täis. Et augud ette ära, unnad on 5 tükki sees. Rauno võtab, üks poiss unustas laagrisse oma tõugud maha. See on hea karp. Võtsime selle sama karbi kaasa. Proovib nüüd tõuguga ka. Jätta üks tõuk mulle ka siia peale. Sest et mul on siukene rakendus, mul on siin tirk ja siis see, ma proovin siis sellega. Viimane kord mul sellega, kui ma mingi järve peal oli, mis järv see nüüd oli, mul tuli meelde. Tuli 2 augi sellega, aga äkki vahven ka. Et hakkame nüüd siis läbi paugutama neid auke. Ristol väidetavalt keegi juba võttis. Vaatame, proovime erinevate lantidega, me 3 ju loodetavasti midagi ikka hakkab külge. Tulime mingi 50 meetrit eemale, seal pool ei toiminud midagi. Vaatame siin, teeme uued augud, siin on mingi oja suue ka lähedal, et vaatame, kas siin pool hakkab toimima, aga meil on siin vesi jää peal, siin peab vaatama, kui palju siin üldse jääd on. Okei. Jääd on küll. Nii, hästi, hakkan proovima jälle. Et täitsa hull lugu, ei teagi, mis nüüd teha. Poisid mängivad ka siin juba lumesõda ja et kala ei võta. Ei võta seda tõuku ka, proovin siin tirgukaga ka ja mitte midagi. Me oleme juba nii palju auke läbi proovinud, et ei teagi, mis nüüd teha, et kas vahetame kohta, üritame veel kuskil järve peal, kuni veel valgust on või mis teeb. Ma arvan, et vist nii teemegi. Sellepärast, et siin ei toimu midagi, ei ole undasi puutud ka keegi ja võtame unnad välja ja vahetame kohta, proovime kuskil veel. Kuskil äkki sööb. Et jah, täitsa sama null seis nagu seal kalastuslaagris oli. Viimane kord midagi ei toimu. Täitsa imelik kohe. Nii, ega meil siin midagi muud üle ei jäägi, kui ikka tuleb oma sopi peale tulla lohutuspüüki tegema, et siin vähemalt midagi toimub, et keegi krõbistab siin telgis juba. Rauna seal, jah? Et hakkab elus sööta püüdma tema sealt ja mina lähen proovin käsiõngega sealt loigust. Me vissi siin kükitada, et paneme ikka omale unnad sisse ja mis siis teha. Siis vähemalt saame kala ka. Et ei tea, mis nende võõraste kohtadega see aasta on, aga mõte on veel teha tegelikult siin oma sopi peal siis üks laager, aga me saame seda teha nii-öelda väiksema pundiga. Et võtab või? Käes juba, ma ütlen. Kiis, näita siia. Laivis kohe, ma ütlen, kurat, mine veel kuskile mujale kalale. Väga ilus. Väga ilus. Elus söödaks on ju. Kus sul on see tünn? Kohe toon. Et teeme siin ühe siukse minilaagri, siin 8 poisiga ei saa, aga väiksema pundiga saab. Et panen kuupäeva siia ka, millal toimub ja kuulutuse ka üles ja teeme siin. Nii kui alla laseb, siin kohe võtab, on ju. Ja käi kuskil mujal kalal nagu loll, istu ja puuri sadu auke, mitte midagi. Et teeme siis siin veel ühe laagri, kes tahab veel talvepüüki teha ja pole ennem teinud või vähemalt väikestegagi saab siin mängida ja ega siis suured augid ka ronivad siia sisse vahepeal soppi ja
ja kes teab. Jah, võib-olla on veel isegi laagri ajaks mingi jäätükk siin selle sopi peal seal jõe käänaku peal veel jõe peal ka, et ohutult minna, eks see paistab. Aga igal juhul marja täis kiiska. Äkki paneme Kiisa jõkke sisse või? Äkki paneme Kiisa jõkke sisse, tuleb lutsu ka veel öösel äkki. Vot, see on ka mõte. No nii, üks nurk ka jälle. Panen unna sisse ja siis vaatame. Jälle üks särg. Jah, üsna hästi võtab praegu. Ja ongi selles mõttes jääd nii palju veel jõe peal, et uskumatu. Siin ma vaatasin 15–30 sentimeetrit isegi. Esimesed augud siit kalda äärest oli lausa 30 sentimeetrit. Et need, kus ma siin rajad sisse tallasin siin jõe käänu peal, on ilusti jääpaks. Seal paistab juba, kus sisse hakkab voolama meie sinna soppi, et seal on juba natukene õhem. Vesi on väljas, seal on vesi väljas ja alati kangiga lõin enda ees, ehk siis ohutud kohad on teada. Siin üks on Raunal viga saanud, aga 2 tükki paneme kohe siia jõkke sisse. Ja võib-olla paneme 3. veel, Rista tuleb ka. Paneb oma unna ka siia jõkke sisse ja siis paneme veel soppi sisse ja vaatame, paar mõtet on veel, kuhu veel. Et ega siin muud varianti ei ole jah, kui oma sopi peal. Siin on vähemalt kala tuleb. Rauna tuleb 2 unnaga, millel on natuke raskem tina küljes, sest muidu ei vaju põhja siin. On natukene voolu ka all ja võt. Nii, ja hakkame siis Raunaga püüdma sööta juurde. Siin on ilusti 2 tükki sees. Rauna pani Kiisa üldse põhja peale, et noh, palju meil siin enam valget aega on, et kui siis öösel mõni suur luts äkki sööb selle sisse omale. Aga jah, praegu püüame juurde käsikatega või vaatab, või püüab Rauna sealt august veel. Aga igal juhul jah, võtame nüüd kala juurde. Nii, ja järgmine elus sööt olemas, nii kui naksti. No. Rauna, ruttu siia, Moona kukkus sisse. Tule siia. Mine sinna, las ta ujub sinna poole. Kurat küll. Too aer või midagi, too aer kiiresti. Oi jumal. No vaat siis selline lugu nüüd. Tarvis oligi, et ta korra sisse kukub, siis ta ei lähe sinne serva peale ronima enam. Ütle, et kukkus auku ja las kuivatab Kairit tekiga ära looma. Vaat selline lugu siis. Ka siia veel otsa. No mis seal ikka püüame särge edasi, kui siit selle mulistamise peale tuleb enam. Oh. Jälle, isegi kui koer käis ujumas ära, ikka särge tuleb. Aga see oli talle õpetuseks ja ta on nagu vana Timmu. Nüüd ta teab, et nii serva peale ei roni. Nüüd ma saan siin korralikult vihma ka. Nüüd saab see kostüüm esimest korda nii-öelda vihmaga ka testitud. Et kui veekindel ta on, muidu ta on nagu soojab, mida vea, aga ma ei ole teda veepidavuse koha pealt veel testinud. Nüüd ma siin natuke töllerdan ringi veel, kuni pimedaks läheb ja saan vihma korralikult. No, nii, järgmine päev. Meil on siin üks und, aga siin pole jah nööri palju maha keritud. Ehk siis on tõmmatud, aga tõenäoliselt ei ole küljes midagi. Jah, on lahti rebitud lihtsalt. Noh, jätame selle laiba siis lihtsalt siia sisse veel. Aga
aga kõvasti on öösel sadanud vihma ja värki, mis tähendab seda, et vaatame korra, mis olukord meil siin jõe peal on. Et ega siin enam jõe peal ikkagi kauaks vist jääd ei ole, aga siin lubab sopi peal, aga siin tähendab sopi peal on jääpaks ja loodetavasti on veel siis 7.–8. Märtsiks meil sopi peal piisavalt paks jää, kui ei ole, siis põhimõtteliselt saab käsi õngega ka püüda juba, nagu siin näha oli, me selle allika eest püüdsime, aga ma usun, et on jõe peal lihtsalt jääd ei ole selleks ajaks enam kindlasti. Võta see roigas kaasa, Rauno. Et siin nüüd nii kõvasti sulab praegu ja sadas muidugi kõvasti vihma ka, see vihm ka tegi selle asja siin. Et sulab kiiremini nagu. Et meil siin jõe peal on täitsa vesi tõusnud jää peale, sest et vee tase on tõenäoliselt väga palju siin ööga tõusnud. Et näete, selline seis, kui eile oli veel lumi ilusti peal igal pool. Jah, see oli juba eile lahti siin. Aga vaata, mis meil siin undadega seis on. Nii, ja tegelikult ei ole midagi hullu. Jääpaksus on väga hea siin praegu ikkagist veel. Et kuidas seda näidata? Ma panen selle serva nii-öelda jää taha. Ja isegi siin. Nii, panen niimoodi selle sinna taha. Vau, see on ju 30 senti, jah. Selle serva tagant oli. On veel siin nii-öelda jõe peal sopi keskel, et võib-olla tõesti isegi seda jääd on siin veel kalastuslaagri ajakski siin jõe peal, sellepärast, et tegelikult ju öösel lubab siin ikka külma ka, et see nüüd võib-olla ongi hea, et sulatas lume pealt ära, öösel külmutab ilusti selle siit jälle kinni, et eks ole näha, aga jah, hunna küljes praegu siin jõe peal praegu midagi ei olnud veel, ei tea. Mis toimub? Võtad jälle väikest, jah, nii soem väljas, et ei pea jopet panemagi. Tegelikult hakkavad ju need suured labidad ka siit tulema, et siin saab juba teha seda, kui juba nii palju plusskraade on seda kevadest, et saab hakata tegema siin seda kevadest särjepüüki juba. Need särjed juba võib, mis suuremad on alles, et vaikselt soola vist panna või. Et need labidad on siin ka all, me praegu siin mingi ühe väikse tõuguga püüame ja väikse tirguga suurem sööt otsa panna ja äkki juba tuleb ilusat kala ka. Peaks proovima. Rauno jõudis 5 sekundiks minna telki. Näita. Väike ilus kiisk. Jah, see on jälle hea. Millekski. Kiisad meeldid, jätame alles jälle. Siia tüüni. Ma siin natuke puhkan, siis ma võtan ülevalt need sikutid põigiga ja värgiga ja proovin natukene mõne tõmbe seal jõe peal ka. Nendes aukudes vaatame. Aga Rauno kogub siin meil sööta siis veel. Võib-olla ma lähen mingi päev kuskile mujale järve peale veel ka proovima ja panen unnad sisse. Kuni veel jääd on. Issa, tuleb juba järgmisega jälle. Mis nüüd on? Särg või? Särg, jah. Peaks hakkama proovima neid roolabidaid, Rauno, või? Äkki hakkab roolabidaid juba tulema neid suuri 30 sendiseid. Mis see nüüd oli? Vaatame kohe video pealt järgi, mis juhtus. Ma ei saanud aru, mis tal juhtus. Näe. Jälle jookseb sealt juba. Nii, ja mis nüüd on? Jälle kiisk või? Väga hästi, väga hästi. Uskumatu. Pole ju sisse söötudki seda auku praegu seal, enne. Sinna pole ju tükk aega sisse sööta pand sinna telki. Näe. Vau, vaata, kuidas ajab ennast tigedaks, draakoniks ajab ennast. Jah, kiisad on ägedad kalad. Vaata, ajab draakoniks ennast. Nii, jälle kiisk. Seal on mingi kiisaparv all või? Mis siin toimub? Äge. Kiisaparv on all. Otsara. Nii, ajame jälle karad laiali. Vaat, ega midagi. Kogume kiiskasid.
ma arvan, ma panen allika juurde sumba sisse, et ma neid kantkusi ei hoia, aga neid kiiskasi ma tahan alles hoida. Neid läheb tarvis, need on kõvad vennad. Kõige vastupidavamad elus söödad üldse kohkredega koos. Nii. Ja mis siin toimub? Vau. Vau. Okei. Siin on nüüd midagi küljes. Ja tõmbame. Ja on midagi küljes. Ossa raisk. Ossa raisk. Ossa raisk. Ilus kala, jah, mingi siuke 1,5 kilo või 1,3 või? No nii, vaat selline loom siis. Oh! No võt, selline lugu siis, ega midagi. Võtame selle eluka küljest ära ja vaatame, mis saab. Ja kaalume siis ära, mis ta on. Ja see haug on meil siis, ei olegi, ma arvasin 1,3 või 1,5, 1,245. Aga noh, pole viga. Selle me fileerime ära ja vaatame. Praeme ära. Aga väga hästi, ühesõnaga haug siin praegu sööb ja loodame, et laagri ajal siis ka veel jääd on. Et kes tahavad oma viimased jääpüügid veel teha, sest ega siin kauaks enam jääd ei ole. Teeme sellest ka, kuidas nooguti käib. Paar lähikaadrit siis ja vaatame. Võtan ise ka siit nii-öelda telgis jääaugust mõne kala, kust Rauno ennem püüdis. Veel juurde äkki saame kiiska veel ja vaata. Nii. Ja särg. Esialgu jätame alles, pärast vaatame, mida vaja läheb, mida mitte. Mängime lihtsalt väikestega siis. Täna ei viitsi veealuse kaameraga jamada, et püüame niisama nagu muidu püük käib. Hops. Viidikas või? Ei, väike särg. Ja ahvenamõõtu särg, pisike. Nii. Jälle väike särg, ka piisavalt väike, nagu eelmine, et millega ahvenat võiks saada. Nii. Veel üks väga väike, väga hästi. Nendega lähme üks päev kuskile suurt ahvenat püüdma. Noh, vaat näpu kõrval on selline, noh. Lähme suurt ahvenat üritama kuskile. Ja oi, kukkus tagasi. Üks kiisk oli küljes praegu. Nii. Oi, nüüd tuli natuke liiga suur särg. Aga see vobla jaoks ka hea ei ole. Elus söödakse kõlba ja vobla jaoks natukene liiga väike. Nii. Väike särg jälle sobib. Ahvenale võib-olla natuke liiga suur, aga haugile paras. Aga ma arvan, et aitab küll praegu jälle selleks videoks, et eks siis mingi päev lähen jälle
elussöötadega kuskile mujale ka proovima. Ja praegu panen need elussöödad siis sumbaga sinna allikasse sisse. Et ei peaks kankus hoidma. Natuke siin sai nüüd jälle kogutud neid. Ja mõned on siis piisavalt väiksed, et suurele ahvenale võiks sobida ja vaatan, mõtlen, kus ma seda suurt ahvenat nende väikestega jahtima lähen siis mingi päev. Ja hea küll, kellega magama ära kratid ja näeme järgmises.